Tere tulemast! Meil on suur rõõm, et Virve Anneli Vihman on siin täna meiega. Virve, kes on Tartu Ülikooli psühholingvistika kaasprofessor, on kord varem Kotkajärve Metsaülikoolis käinud. Nagu näete meie kavast, Virve on ka Rakkes hiljem täna, kui ta kommenteerib oma ema 1985. aasta loengut, mis käsitleb kakskeelsust laste juures. Aga niisiis, alustame peale. Ma mainin korraks ka, et kõik on tere tulnud esitama küsimusi või kommentaare chatis ja me hea meelega paneme need küsimused Virvele. Ja praegult Virve Anneli Vihman võtab käsile teema teismeliste keel Eestis. Palun, sul on sõna. Aitäh, Aimu. Ma jagan slaide, nagu ma hakkan rääkima, et mitte kahte asja korraga. Nii, ma loodan, et te näete ja kuulete mind hästi. Mul on tõesti väga suur au ja tõsiselt hea meel, väga südant soojendav on siin Metsaülikoolis olla, olgugi et kaugelt. Ma olen tegelikult isegi 2 korda olnud Metsaülikoolis, üks kord, kui ma olin alles 9-aastane, siis kui mu vanemad mõlemad pidasid loenguid. Ja siis üks kord peale, kui ma ise lõpetasin ülikooli. Ja see oli minu jaoks väga suure sümboolse väärtusega ja väga suur kogemus. Ja tegelikult see on ka seotud minu tänase ettekandega mingil määral. Et ma olin aasta 92, ma käisin Tartus mitte vahetustudengina, aga välistudengina, siis kui see muutus võimalikuks ja kogesin, ütleme seda, kuidas keel on muutunud läbi põlvkondade vahetuse käigus ja erinevate keskkondade muutuste käigus. Et see keel, millega mina olin üles kasvanud Californias, oli vananenud keel. Loomulikult mul oli Ameerika inglise aktsent, millest ma ise ei olnud nii teadlik, kuni ma läksin Tartusse iseseisvalt õppima. Ja samal ajal see eesti keel, mida minu kaastudengid rääkisid, oli palju muutunud. Seal oli ilmselgelt mingil määral vene keele mõjus, inimesed rääkisid kiiresti, kasutasid slängi, mida mina ei teadnud ja nii edasi. Nii et see oli võib-olla minu esimene kokkupuude eesti noorte keelega. Aga paar aastat hiljem, kui ma läksin Metsaülikooli, siis oli natukene teistmoodi, et 92 Eesti noored väga palju ei kasutanud inglise keelt. Ja isegi ma ise jäin mõnikord hätta mingite sõnadega, mida ma ei osanud eesti keeles öelda. Ja kui ma olin paar aastat hiljem Metsaülikoolis ja seal olid noored, kes olid Eestist tulnud, aga nüüd elasid ingliskeelses keskkonnas, siis nemad loomulikult kasutasid mingil määral inglise keelt. Ja ma mäletan, et ma märkasin, väga triviaalne näide, aga ma mäletan, et ma märkasin, et kui meie Ameerikas eestlaste seas kasutasime mingeid ingliskeelseid sõnu eesti keeles, siis me hääldasime neid enamasti inglise keele moodi, aga eestlased, keda ma kohtasin Metsaülikoolis, ütlesid, et nad tahtsid Snickersit ja mitte Snickersit. Et see kuidagi jäi mulle väga kõlama, kui ma olin seal ja oli väga põnev kohata nagu uue põlvkonna Eesti noori, kes olid Kanadasse tulnud. Aga sellest kohe ei kasvanud välja teadusteema, vaid see on nüüd alles palju hiljem tekkinud minu elus huvi objektina. Minu peamine teadustöö on keskendunud viimasel ajal laste keele omandamisele ja kakskeelsusele väikeste laste seas. Ja see praegune projekt või see, millest ma tahan täna teile rääkida, on väga tihedas koostöös välja kasvanud erinevatest allikatest Eestis, aga see tundub olevat väga aktuaalne ja oluline teema praegu, mille üle paljud
valutavad südant ja muretsevad selle üle, et mis eesti keelest saab, kuna Eesti noored kasutavad selliseid sõnu nagu cringe väga palju, oletatavasti väga palju. Nii et me panime kokku grandi, et koguda päris andmeid selle kohta, et me saaksime uurida, kuidas nad kasutavad inglise keelt, kas nad kasutavad nii palju inglise keelt ja mida me veel saame teada noorte keele kohta. Nii et sellest ma täna teile räägin. Miks noored, miks teismelised? Vabandust, mul on väike akende teema, ma üritan oma väikest akent eest ära saada. Okay. Miks meid huvitab teismelised? Sellepärast, et üleüldse ka laiemalt, mitte ma räägi praegu eesti keelest, on väidetud, et teismelised on üks võimalik keelemuutuste allikas. Neid on kutsutud inglise keeles the linguistic movers and shakers. Nad on avatud igasugustele uuendustele, neid huvitab tekitada sellist erisust ja nad on innovatiivsed, eksperimentaalsed. Aga samal ajal neid süüdistatakse keele allakäigus ja see ei ole ammugi mitte ainult Eestis, vaid üleüldse laiemalt räägitakse rikutud keelekasutusest ja sellest, et kontaktkeeled, mis iganes nad on teatud kontekstis, korrumpeerivad seda nagu õiget standardkeelt ja noored ei oska õiget head keelt rääkida enam. Ja samal ajal, kuigi sellest räägitakse palju, üllatavalt palju isegi üldises meedias, on vähe päris andmeid noorte keele kohta. See tähendab mitte selliseid anekdootilisi näiteid, vaid päris andmeid, mida saaks uurida süstemaatiliselt, et teaduslikke tulemusi saada. Ja see on tõsi isegi inglise keele kohta. See ei tähenda, et andmed puuduvad täielikult, aga alles viimase 15 aasta jooksul on hakatud koguma niisugusi süsteemsemaid, suuremaid korpuseid, keelekorpuseid, kus saaks uurida, et mismoodi keel on muutunud ja mismoodi teismelised või noored tegelikult räägivad, kõnelevad ja keelt kasutavad. Nii et ma mainisin seda, et noored on avatud ja see on olnud muidugi, see on olnud ka varem tõsi, aga praegu on selline eriskummaline olukord, kus tehnoloogia muutub nii kiiresti, nagu me kõik teame ilmselt, ja noored on, esiteks nad on sihtgrupp väga paljudele tehnoloogilistele uuendustele, aga ka nad kohanevad väga kiiresti ja väga hästi uute platvormide, äppide, erinevate netikeskkondadega ja nad on avatud ka keelevariantide uuendustele. Ise loovad neid ja võtavad neid väga, väga kergesti omaks. Ma ei hakka nimetama neid logosid, mis siin ekraanil on, mida te näete, aga ma usun, et mõned on teile tuttavad, alustades siin vasakul pool Facebookist, mida kindlasti paljud kuulajad ütlevad, et on imelik panna Facebooki logot, kuna me räägime noortest, kes enamasti nii väga palju ei kasuta Facebooki oma igapäevases suhtluses, aga see-eest kasutavad teisi keskkondi, mis on üsna sarnased, kus saab jagada videosid, postitusi, oma mõtteid, oma kogemusi, ka sündmusi ja nii edasi. Ja kui sa ei ole seal kohal, siis sa ei tea üldse mitte midagi maailmas toimuvast. Nii et see on mingil määral nii-öelda kohustuslik eeldus sotsiaalsele suhtlusele. Ja siis muidugi lisaks sellele on meid ümbritsev globaliseeruv kultuur ja see, kuidas noored seda väga agaralt tarbivad. Jälle nad on sellele eriti avatud ja nad on selle võib-olla kõige olulisem sihtgrupp ja loomulikult seal, nagu me kõik teame, on inglise keelel väga tähtis roll. Alates joonisfilmidest, mida näidatakse väga noortele lastele ka Eestis,
sageli ka ilma dubleeritud keeleta, vaid nad lihtsalt vaatavad erinevates keeltes ja sageli inglise keeles multikaid ja pikemaid filme. Ja tänapäeval Eesti koolilapsed vaatavad Netflixist ja igalt poolt mujalt oma seriaale ja filme ja seal ei ole küsimustki, et oleks eestikeelseid subtiitreid. Nad vaatavad ka, tarbivad ka eestikeelset kultuuri ja loevad ka eestikeelseid raamatuid, aga seda inglise keelt lihtsalt on nii palju või ingliskeelset meediat, meelelahutust on nii palju rohkem, et see paratamatult hiilib sisse. Ja nüüd jälle, kui me räägime konkreetselt Eestist, siis 4 aastat tagasi sai koostatud eesti keele seisund, see oli Haridusministeeriumi tellimusel tehtud ülevaade sellest, et mis seisus on eesti keel igasugustest erinevatest aspektidest ja sealt tuleb selline tsitaat, et on hakatud täheldama muutusi noorte eesti keele sõnavaras, kuid puuduvad põhjalikud uuringud selle kohta, kas tegemist on sõnavara nii-öelda ahenemisega või eemalduvad noored oma keelekasutuses õpetajatest ja täiskasvanutest. Nii et see tuli sellistest intervjuudest, kus õpetajad ütlesid, et noortel on väga kesine sõnavara eesti keeles. Nad ei oska enam selliseid sõnu, mida kõik eestlased peaksid teadma. Ja küsimus, mis selles seisundis, eesti keele seisundis, selles ülevaates püstitati, oli see, et kas on nii, et nad on lihtsalt palju kehvema sõnavaraga või on sõnavara lihtsalt nihkunud ja mingid asjad, mis ei puutu nende igapäeva ellu, ma ei tea, nagu talu esemed, on võib-olla natuke vähem kasutuses, aga selle asemel on mingid muud sõnad ja selle kohta meil tõesti ei ole tegelikult andmeid. Ja lisaks selle sõnavara ahenemisega, sellega peaaegu alati käib koos selline küsimus, et inglise keel on osalt süüdi selles kõiges. Nii et meie tahtsime küsida, et kas teismelised tõesti kasutavad nii palju inglise keelt. Jälle sellest samast eesti keele seisundist tulevad need tsitaadid intervjuudest, et noored ei arva, et eesti keel on halb. Nad lihtsalt suhtuvad sellesse kui mõnusasse kodukootud asja, nagu suvel vanaema juures käimisse. Mis see tähendab, et see on niisugune armas, kodune, mõnus, aga kui tahta rääkida päris maailma asjadest, ma ei tea, kas siis maailma sündmustest või filmidest või muust, siis tuleb inglise keelt ka kasutusele võtta. Ja siis teine on selline, et nooremad tõesti räägivad eestikeelsete sõnadega, aga inglise keeles. Ja see muidugi viitab natukene sügavamale inglise keele mõjule. See tähendab seda, et isegi kui nad kasutavad eestikeelseid sõnu, nad ei pruugi eestipäraselt rääkida, et mingid kõnekäänded või kõnekäänud võib-olla ei kõla eestipäraselt või lause ehituslausa sõna järgi ja niisugused asjad on inglise keele mõjuga. Siis on väga palju räägitud sellest, et noored lihtsalt kasutavad väga palju ingliskeelseid sõnu oma eesti keele sees. Selle kohta ma teen väikest reklaami minu instituudi blogi postitusele. Üks minu juhendatav tudeng kirjutas koodivahetusest, mida tema ja teised tuttavad kasutavad oma igapäevases suhtluses. Võite seda otsida. Ja siin on lihtsalt, vahest ikka tekib Facebooki kommentaariumis sellised arutelud keele üle ka mitte keeleteadlaste seas. Ja siin on üks näide, mida ma võtsin sealt, keegi ütles, ei taha su muret pisendada, aga mul on vahel füüsiliselt valus, kui kuulen service'itest, dependency'test, secrets'itest või rannimisest ja ma ei tea, kuidas olukorda muuta. Nii et see teema on väga üleval ja väga inimesed märkavad seda ja muretsevad selle üle ja räägivad sellest. Nii et kui see küsimus on, et kas teismelised tõesti kasutavad nii palju inglise keelt, siis me võime ka küsida, et kui on nii, siis mida see tähendab eesti keele jaoks ja mida see ütleb eesti noorte kohta. Ja need on
küsimused, millele ma ei vasta, aga ma hea meelega arutaksin teiega siis, kui ma olen ise oma juttu rääkinud ja näitanud teile natukene meie andmeid, siis ma hea meelega kuulaksin, mida teie arvate ja me võime selle üle arutada. Aga üks asi, mis tekib, mis kasvab sellest kõigest, sellest taustast, on selline moraalne paanika, millest on räägitud ka inglise keeles ja teistes keelekeskkondades, kus leitakse, et keelekasutus peegeldab niisugust üleüldist moraalset allakäiku ja seega tuleb keelt korrastada, et üleüldse ühiskonna korda hoida, ohjata. Nii et jõuame sõnani cringe. Üks küsimus jälle, enne kui me jõuame keelenäidete juurde, on see, et kust need muutused tulevad, et kas noored ise lihtsalt hakkavad mänguliselt kasutama keelt teistmoodi kui nende vanemad ja õpetajad ja vanemad õed-vennad kasutavad või kas nad laenavad kuskilt. No loomulikult üks allikas innovatiivsuseks ja keelemuutusteks ongi teised keeled, see on alati olnud niimoodi. Aga isegi siis võib uurida, et kas need laenatud sõnad ja fraasid on, et mismoodi neid kasutatakse, kas täpselt samamoodi nagu allikakeeles või kuidagi teistmoodi. Nii et siin on näide, mina hakkasin märkama, et minu lapsed ja nende sõbrad kasutavad selliseid väga huvitavaid, väga spetsiifilisi sõnu nagu cringe, see on lihtsalt üks minu lemmiknäide. Ja kui ma hakkasin tähelepanu pöörama sellele, siis ma märkasin, et nad kasutavad cringe'i natukene teistmoodi, kui mina seda kasutan. Siin on üks näide nüüd, mis tuleb projektist, mida ma veel kirjeldan teile. Ja see tuleb Messengeris sõnumites saadetud chatidest. Nii et see on telefonis saadetud tekst ja üks ütleb, et see oleks olnud, ma ei tea, cringe või väga hea, oleneb, mis caption oleks olnud. Siis XD tähendab naerunägu, juhul kui te ei tea seda. Siis sõber vastab cringe ilmselt ja vastus on jep. Nii et siin cringe on adjektiiv, omadussõna, cringe või hea, üks või teine. Ja see on see, kuidas ma olen kõige rohkem kuulnud seda eesti keeles kasutusel ja ma vaatasin järgi, et slängisõnastik, mis on praegu veebis täitsa olemas, ütlebki, et cringe on ebamugav ja piinlik. See oli nüüd küll väga cringe ja ma mõtlesin, et see on väga huvitav. See on nagu laensõna küll, või laenatud, võetud inglise keelest, aga kasutatud teistmoodi. Ja siin on sõnaraamatu, jälle veebi sõnaraamatu definitsioon, kus on näha, et nagu minu intuitsioon ütles, cringe inglise keeles on kas verb või nimisõna, aga mitte omadussõna. Ja ma hakkasin uurima, et mismoodi nad kasutavad seda ja miks. Aga tuli välja, et minu intuitsioon on natukene vananenud ja tegelikult tänapäeva ingliskeelsed noored kasutavad seda ka täitsa adjektiivina, et Urban Dictionary, mis on ka veebis olemas, võite järgi vaadata, nende tippdefinitsioon cringe'i kohta on Jake Paul is cringe, mis näitab seda omadussõnana. Nii et siin kohas noored Eestis laenavad otse ingliskeelsete noorte või ingliskeelsest niisugusest üldisest meediasuhtlusest, sotsmeedia ja YouTube'i suhtlusest, keelekasutusest ja see tundub igal pool võib-olla innovatiivne, aga see on otse võetud niisugune ingliskeelne sõna eestikeelses kasutuses ja see on võib aru saada, miks nad sellist sõna kasutavad, sest see on nii spetsiifiline, nii spetsiifilise tähendusega, sellel ei ole head ühe sõnaga ühe sõna tõlget ja lisaks mulle meeldib see sõna sellepärast, et see käib nii kokku teismeliste kultuuri ja niisuguse olekuga maailmas. Kõik on cringe, kõik on väga piinlik. Nii et niisugustest kogemustest noortega tänapäeva Eestis me koostasime projekti,
koos heade kolleegidega Tartu Ülikooli Eesti Üldkeeleteaduse Instituudis. Ja see tänane ettekanne tegelikult põhineb ettekandel, mida ma esitasin koos Liina Lindströmiga kevadel märtsis ja teised kolleegid, kes on projekti põhitäitjad, on Kadri Koreinik ja Kristiina Praakli, kõik ühest instituudist ja meil on mitmed doktorandid ja magistrandid, kes ka löövad kaasa. Ja tore on see, et Eesti Haridus- ja Teadusministeerium on selle projekti rahastanud. See on tore muidugi osalt sellepärast, et ka nemad pööravad tähelepanu sellisele küsimusele, leiavad, et see on uurimist väärt, aga ka sellepärast, et ilma nende rahalise toeta me ei saaks nii suurt korpust andmekogu kokku panna. Ja siin on viimases bulletis on teil veebilehekülg, te võite ise seal natukene ringi vaadata, seal on erinevaid linke ja infot noortele, kes osalevad meie projektis. Aga ma räägin teile, ma ei näita praegu teile seda veebilehekülge, ma räägin teile projekti sisust. Nii et projekt kogub kaks niisugust alakorpust. Üks on suulise keelega, see, kuidas teismelised või noored räägivad üksteisega ja teine on nii-öelda netikeelega, see tähendab, mida me nimetame kiirsuhtlusäppideks, et sõnumid, mida saadetakse kas Messengeris, isegi uuemad asjad nagu Discordis ja WhatsAppis. Ma võin öelda, et enamik meie noori, kes on osalenud, kasutavad Messengerit. See on Eestis kõige tavalisem, kõige levinum. Ja me kogume andmeid kaasates või andes väga palju vastutust nendele meie nii-öelda keelejuhtidele, natukene inspireeritud sellisest suunast nagu citizen sociolinguistics, kus me oleme valinud 4 piirkonda Eestis. Kui te vaatate kaarti, siis need lillad punktid näitavad neid 4 kohta ja tegelikult me oleme huvitatud ikkagi eestikeelsetest noortest või ütleme, et kes käivad eestikeelses koolis, nii et kasutavad igapäevaselt eesti keelt ja need 4 piirkonda, mida me oleme valinud osalt mugavuse kaudu, osalt selle pärast, et me leiame, et need 4 kohta esindavad väga erinevaid keelekeskkondi väljaspool seda koolikeskkonda või siis seda sotsmeediat, mida nad kasutavad või arvutimaailma, kus nad veedavad palju aega, paljud veedavad palju aega. Et Tallinnas on väga palju rohkem erinevaid keeli kuulda. Tartus on mingil määral inglise ja vene keelt ja mingil määral teisi keeli, aga see on ikka palju eestikeelsem, aga see on ikkagi Eesti kontekstis suurem linn ja siis meil on Lõuna-Eestis ja Saaremaal ka ühed koolid, kes on teinud väga head koostööd meiega ja seal on muidugi tekib nii erinevad kontaktkeeled kui ka murdemõju küsimused. Nii et me kogume andmeid, me laseme noortel ise salvestada oma suulisi vestlusi, saata meile koopiaid oma chatidest ja siis me transkribeerime neid, töötleme neid ja analüüsime neid kvantitatiivselt ja kvalitatiivselt. Kahjuks meil praegu on projekt üsna pooleli, me alles on väga suur andmete kogumise protsess ja me oleme praegu alles peaaegu lõpuni jõudnud selle kogumisega, aga andmete töötlemine ja eriti suuliste vestluste transkribeerimine võtab väga palju aega ja tööjõudu, nii et ma ei esita teile kahjuks täna mingeid lõplikuid järeldusi, vaid ma natukene avan seda, mis meil praegu juba kogutud on. Aga kuidas see käib, siis meie keelejuhid, see on keeleteaduses on selline termin, et need inimesed, kes näitavad meile oma keelt, kes aitavad meil aru saada sellest, kuidas nemad keelt kasutavad, need on noored vanuses 10–17. Siiamaani meil on 46 noort, kes on ametlikult registreeritud nii-öelda saadikuteks, kes osalevad otseselt meie projektis ja siis nemad kaasavad oma sõpru, nii et nende kaudu me saame natuke nagu lumepalliga juurde inimesi, et siin
paremast nurgast näete, et kui on üks sinine ja üks must ja üks roheline, siis juba tekib ja igaüks, mõned räägivad ainult ühe sõbraga oma vestlustes, mõned räägivad kahega, siis kohe tulevad teisi juurde. Nagu näete, sõpru on 2 korda nii palju kui saadikuid. Ja neid saadikuid me koolitame, räägime lingvistikast, keeleteadusest ja siis lisaks eetikast, eetilistest aspektidest, et kui sa salvestad materjali ja kaasad oma sõpru, siis mida kõike see tähendab, mis sorti vastutust sa võtad. Loomulikult räägime tehnilistest küsimustest ja projektinõuetest. Ja siis jagame nendega diktofone ja nende kohustus on panustada või annetada projektile 2 tundi audiovestlust. See tähendab enamasti see tähendab 2 eraldi suulist vestlust. Ja väga erinevates kogustes chatte. Mõned kõige nooremad isegi väga palju ei chatti. Nad saadavad meile seda, mida saavad ja mõned vanemad saadavad meile väga muljetavaldavaid koguseid. Nii et täna ma räägin teile ainult sellest, mida me oleme näinud nendes chattides või netikeeles. Siin on ülevaatlik pilt sellest, et kuidas meie projekti osalejad jagunevad vanuste lõikes, et kõige nooremad paar tükki on alles 9, need on Eestis 4. klassis. Alustasime koolide kaudu, siis on 4., 6., 8. ja 10. klass ja kõige vanemad on siis 18. Ja nagu te näete, võib-olla see ei üllata kedagi, meid see ei üllatanud. Tüdrukuid on rohkem. Ja huvitav on see, et meie saadikud on enam-vähem pooleks jagatud tüdrukute ja poiste vahel. Me üritame saada niisugust hästi tasakaalustatud valimit, aga isegi poisid võtavad oma sõpradeks rohkem tüdrukuid. Nii et nende sõprade kaudu, keda kutsutakse kaasa, tekib see ülekaal tüdrukute poole. Kollaseid on rohkem kui rohekas või hallikas rohekaid siin. Aga osalejaid on juba nüüd päris palju, päris uhkelt. Mul on hea meel öelda. Nii et meid huvitab üleüldiselt, mis iseloomustab, kuidas me saame iseloomustada tänapäeva noorte eesti keele kasutust. Siis spetsiifilisemalt, millist inglise keele mõju on märgata ja siis edasi tahame uurida, et millised tegurid mõjutavad neid tunnusjooni või eripärasusi, mida me tuvastame nendest andmetest, et kui palju muutub keel nende vanuste lõikes. Kõige nooremad, me eeldame, räägivad natukene vähem noortepäraselt, räägivad natuke rohkem seda keelt, mida nad on kodus saanud vanematelt. Ja siis 6., 8. klassis tuleb rohkem ja rohkem seda sisse ja 10. klass näitab meile väga eredalt seda nagu ehtsat noorte keelt. Ja ka meid huvitab keeleoskus, ma kohe räägin natuke rohkem sellest. Ja siis ka lihtsalt keeleline kontekst, et mis sorti sõnad need on, mis sorti laused või pragmaatika toetab inglise keele kasutust. Nii et keeleoskusest nii palju. Siin on vanusegruppide lõikes 3, kui te vaatate seda slaidi, siis alumine grupp või ülemine grupp on kõige nooremad, 9–12-aastased, keskmine on 13–15, niisugused keskmised teismelised ja vanemad 16–18. Ja nad on vastanud keele taustaküsimustikus oma lihtsalt enese hinnanguna, et mis keeli nad oskavad ja kui hästi nad oskavad. Me oleme pannud sinna küsimusena need keeled, mida on kõige rohkem õpetatud koolis, mida kõige rohkem räägitakse. Ja tegelikult on üsna rabav, et loomulikult eesti keel on, siin on muidugi eriti sõprade seas on ka selliseid lapsi, kellel ei ole eesti keel esimene keel, aga nad kõik käivad eesti koolides, nii et eesti keel ei ole igaühel 100%, aga on ikka väga tume sinine ja see tähendab, et nad enesehinnang on, et nad räägivad väga hästi, aga eesti järel on inglise keel ja vaadake, kui paljud on märkinud oma inglise keele oskust kas heaks või väga heaks.
isegi kõige nooremate seas, nii et need, kes ei ole juba mitu aastat õppinud koolis inglise keelt, heal juhul nad on õppinud võib-olla 3 aastat inglise keelt koolis, aga inglise keele oskus näeb palju sarnasem välja emakeele oskusele, eesti keele oskusele, see ülemine joon, kui vene, soome ja saksa keele oskusele. Nii et see on esimene asi, mis on päris huvitav tulemus, kui vaadata niimoodi. Ja siis, kui vaadata, see on natukene akadeemilisem, lingvistilisem jutt, aga et milliseid tunnusjooni me tahaksime vaadata, on väga palju asju, mida me võiksime vaadata. Me oleme juba transkribeerimise käigus leidnud väga palju huvitavaid keelekasutusi ja kaugeltki mitte ainult inglise keelest. Aga eelkõige on siis leksikaalsed küsimused, niisugused uudissõnad ehk siis släng, mis puudutab ka mõnikord lühivorme, niisugused vormelid nagu. Te võite mõelda, kuidas like kasutatakse inglise keeles. Ja see on siis niisuguse nii-öelda parasiitsõna, mis tuleb igal pool vahele, millel puudub mingi eriline tähendus, kui ka nii-öelda kvotatiivina, et kui ma ütlen selle asemel, et öelda, ma ütlesin talle mine ära, me ütleme, ma olin nagu mine ära, niisugune kasutus, et see on täiesti olemas eesti keeles. Siis tõlkelaenud näiteks inglise keelest või mujalt ja siis digisuhtluse või selle netikeele erinevad vormid, mis on paljud on juba päris standardselt kasutuses. Siis strukturaalsed küsimused, mis puudutavad grammatikat, lauseehitust, kuidas alustatakse ja lõpetatakse lauset ja siis koodivahetust. Ja koodivahetus on see, millele ma keskendun täna. Näitan teile näiteid sellest. Tegelikult ma ei hakka praegu siin seda loetelu teile nimetama, sest ma arvan, et te tahate näha näiteid ja ma liiga palju pikemalt ei tahaks rääkida, ma tahan teie küsimusi ka kuulata. Nagu ma ütlesin, minu näited tulevad praegu netikeelest, nii et need on asjad, mis on enamasti kas pöialdega kirjutatud telefonides või siis arvuti ekraanis jagatud, aga alati mingisuguse vahendi abil. Ja hoiatusena siin on igasugust keelt, võib-olla šokeerivat keelt. Nii et siin on esimene näide, see on poiss 10. klassis, kes jagas meiega oma netichatis sellist vestlust. Jõu, mida vittu, ses suhtes see parim pilt, mis must tehtud vist siiamaani on. Wow. Iga rida siin on eraldi lausung või eraldi saadet sisestatud tekst, aga see on kõik ühe kõneleja oma. Okei, see on ülinais. Ma ei oska midagi kritiseeridagi sellel pildil. Steina vastab, okei, thanks. You welcome. Ja siis on mingid muud asjad ja siis tuleb thank you, väga nice. Nii et siin ma lihtsalt juhin tähelepanu mitmele väga huvitavale asjale, minu jaoks väga huvitavale. Esiteks siin on see ortograafiline vaheldus, et alguses tuleb jõu, mis on ilmselgelt inglise keelest, aga eestikeelse kirjapildiga, samamoodi sõna nice on ingliskeelne sõna nice, aga siin on 2 kohas kirjutatud eestikeelse häälduse järgi. Thanks on nii inglise keeles kui eesti keeles või vabandust, on nii eestikeelseks tehtud, eestindatud kui ka inglise keeles thank you, TH-ga. Ja siis on wow muidugi, mida saaks ka eestikeelseks teha, 2V ei ole väga eestikeelne, aga see on siis lihtsalt ingliskeelse kirjapildiga. Siis lisaks on need toredad kombinatsioonid, kus on eestikeelne eesliide ja jälle 2 erinevat vormi on ülinais ja väga nice. Ja üli muidugi selle soomekeelse Y-ga ja nii edasi. Ja samas, kõik see inglise keel on nagu
ilustus siin, et see põhisõnum ses suhtes, parim pilt, mis must tehtud vist siiamaani on ja ma ei oska midagi kritiseeridagi, isegi pikad sõnad, kõik kenasti välja kirjutatud ja nii edasi, et siin see inglise keel on nagu väike vürts, aga ei asenda. Võib-olla ülinais ja väga nais võib-olla asendab, aga tegelikult ei asenda seda eestikeelset sisu. Aga liigume siis edasi. Siin on näiteks, ma arvan, et see on nüüd sama keelejuht kui eelmise slaidi peal. Üks põhjus, miks kasutatakse teist keelt sageli koodivahetusena, on semantiline spetsiifilisus, et nagu cringe'iga on mingi konkreetne tähendus, kas on konkreetse kontekstiga seotud või lihtsalt selline väga õige tähendus, mida nii lihtsalt ei ole võimalik või nõuaks ümberseletamist või ümbersõnastamist, et teises keeles väljendada. Nüüd ma ei tea, kas tell me more on selline asi või mitte, aga tundub, et see on niisugune väljend, eriti tore, et see on niimoodi kokku pandud, tell me more, nagu see oleks üks asi. Ja siis vastus tuleb, et ma arvan, et see on eesti keel, see peaks olema siin tumeda rasvase trükiga. Aga siis backstory't nii palju, et nad on õed, kes kaotasid oma vanemad ja siis nad süüdistavad sisemuses ennast, igaüks erinevalt ja see trauma nagu mõjutab nende iseloomu. Siin on jälle nagu päris sofistikeeritud sisu ja ainus asi, mis seal inglise keeles on see üsna spetsiifilise semantilise sisuga sõna backstory, mida kasutatakse palju tänapäeval nende näiteks Netflixi seriaalides, kus sa õpid tundma kedagi, mingit peret või sõpruse gruppi ja siis palju hiljem saad teada, mis see backstory on. Et see ongi niisugune väga spetsiifilise tähendusega sõna. Aga on tore, et sinna lõppu tuleb see eestikeelne partitiiv T ja on kenasti morfoloogiliselt integreeritud eesti keelde. Et siin on jälle siin on juba natukene seda grammatilist integratsiooni. Siin on ka üks tore näide. See veits ehmatas lõpuks ära, et ma burn out'isin mingi 2 kuuga. Ja siin minu arust on hea näide sellest, kuidas eesti emakeelega või noored, kes on üles kasvanud Eestis ja eesti emakeelega, võib-olla kasutavad ingliskeelseid sõnu natukene teistmoodi, sõnu ja väljendeid natuke teistmoodi kui näiteks võib-olla Kanada ja Ameerika eesti keelt rääkivad inimesed seda kasutaksid. Minu enda intuitsioon oleks, ma burnisin out, kui ma kasutaksin niisugust väljendust. Jälle hea meelega kuuleksin, mida teie arvate, et võite chatiga kirjutada. Aga siin on kokku pandud burn out'isin, kuigi eesti keeles on ka sellised partiklid nagu out on selle ühendverbiga. Aga siin ei ole mingit küsimust, kõik tuleb väga loomulikult, see verbi lõpp on kokku pandud sellega, ei ole kuidagi teisiti markeeritud ja burnout on jälle üsna niisugune semantiliselt spetsiifiline sõna ja kõik saavad aru sellest, on niisugune eeldus, et kui see väljendab paremini seda, mida ma öelda tahan, siis ma lihtsalt vahetan ja kasutan seda. Nii, siis on päris palju selliseid lisapartikleid, diskursuse partikleid ja sidesõnu, mis tulevad inglise keelest. Ja selle kohta tahame kindlasti palju rohkem uurida, et kust nad kasutavad neid, kas on mõned, mis on eriti palju kasutatud, aga 2 toredat näidet teile, üks on, mul ei ole siin konteksti, aga üks ütleb võib-olla though. Lühike though, nagu sageli kasutatakse ingliskeelses netisuhtluses ja koos sõnaga võib-olla, mis on sageli lühendatud eestikeelsetes chatides, aga siin on kõik vaevaga lahti kirjutatud võib-olla ja siis see lühike though. Ja teine näide, 10. klassi tüdruk, ma arvan, et ta räägib siin oma vennast, ütleb, Aksel sai täiega vihaseks, therefore me polnud terve päeva rääkinud. Therefore, jälle üsna niisugune elegantne väljendusviis tuleb inglise keelest. No mõelge, kas
kas see on siis semantiline spetsiifilisus, mida eesti keeles ei ole võimalik nii hästi väljendada või millest see tuleb, see therefore seal. Ja nüüd veel üks niisugune suur küsimuste plokk puudutab emotsioonide väljendamist. Ja see on nüüd, ma ise leian, et see on üks kõige huvitavamaid küsimusi, mis on välja tulnud sellest siiamaani uuritud andmetest. Üks keskkoolitudeng kirjutas oma uurimistöö sel aastal selle kohta, et kas need noored, kes õpivad ka keskkoolis inglise keeles, aga Eestis, eelistavad inglise või eesti keeles väljendada oma emotsioone ja sealt tuli välja üsna niisugune võrdne kasutus erinevates kontekstides natukene erinevalt. Ja see ei tundu nagu tavaline teise keele kasutus. Tavaliselt klassikaliselt koodivahetuste uurimises ja kakskeelsuse uuringutes on leitud, et emotsioone, viha, armastust, muret, et seda ikka tahetakse väljendada, kui on valikud, kui ma olen teiste mitmekeelsete inimestega, siis ma tahan seda väljendada selles keeles, mis on mulle kõige omasem. Aga see ei ole alati nii. Nii et meil on palju näiteid sellest, ma jagan teiega paar tükki. Siin on üks 10. klassi tüdruk, kes kirjutab üsna pikalt, kirjutab oma sõbrannaga oma keerulisest momendist. Pidage meeles palun, et see kõik väga palju selles meie andmekogumises toimus koroonaperioodil ja ma arvan, et see tuli üsna varasel koroonaperioodil, kus inimesed, lapsed olid paar kuud üsna isoleeritud olnud ja kodus igatahes. Ja siis see tüdruk kirjutab niimoodi, pange tähele, et siin ei ole ingliskeelsed sõnad eestikeelses lauses või kuidagi niimoodi üksikud sõnad, vaid on terve lausung, terve rida on inglise keeles ja ikka tuleb eesti keel ka vahele. I'm in a really fucked up place mentally right now, RN. Ja ma ei teadnud, kellele teisele kirjutada. I'm scared myself and I'm having panic attacks. Kõik on nii valesti minuga. See on niisugune see on väga privaatne, väga niisugune ennast paljastav ja see on väga huvitav, et ta kasutab selleks inglise keelt. Siin on teine näide tüdruk ka 10. klassis ütleb niimoodi, et ja olin mingi 2 päeva full pissed off. Mulle tundub, et see on jälle innovatiivne kasutus, sellepärast, et full pissed off, ma arvan, ei tule kuskilt otsesest ingliskeelsest kontekstist, aga see tuleb niisuguse, justkui see oleks niisugune üksus, ingliskeelne üksus selles eestikeelses vestluses. Nii et emotsioonid on huvitav teema. Tegelikult ma kardan, et ma olen juba nii pikalt rääkinud, et ma väga palju rohkem ei tegele nende näidetega. Ma tahaksin lõpuni jõuda ja natukene hakata seda juttu kokku tõmbama. Siin ma näitan teile lihtsalt ühe pildi sellisest netikeele normidest. Nii et siin on tšau, MT tähendab mis teed, NS niisama, vastus sama, haha, kuna intervjuu, seal ei ole mingit verbi. Mis intervjuu lühendatud, isegi lühike sõna nagu mis, tuleb MS, lol on laugh out loud, see on inglise keelest tulnud väga tavaline standardne kasutus. No see küsimuste asi, tegelikult nad räägivad meie sellest andmete kogumisest. Mis küsimuste asi? Ma pidin mingitele küsimustele ju vastama. See oli see neti asi, et on rääkinud sõbraga, et küsida luba, et kas, kui me vestleme edasi-tagasi ja siis oli natukene teisiti aru saanud sellest. Ja siis on netikeele kohta võib öelda, et on paljud tunnusjooned, mis on sarnased sellele, mida kasutatakse teistes keeltes. Osad asjad on otse tulnud inglise keelest, nagu see lol ja IDK tähendab I don't know, aga siis on paljud, mis tulevad ka eesti keeles, näiteks suht, siin allpool näete suht ja lits, LIC tähendab lihtsalt, VB võib olla ja nii edasi. Et tegelikult juba selles netikeele korpuses oleks väga palju
mida uurida ja kuna Tiit Hennoste on kogunud ka varasematel perioodidel, viimastel aastakümnetel foorumite keelt ja muud netikeelt, MSN sõnumites ja nii edasi, siis annaks päris kenasti võrrelda ja me loodame seda teha, et kui palju on selline keelekasutus muutunud selle ajaperioodi jooksul. Viimased 10 aastat on väga palju muutunud inimeste harjumused kiirsuhtluse kasutamises ja see, et see kõik on meil telefonis ja taskus ja peaaegu igaühel on üsna olulise pöörde toonud. Nii et nüüd ma hakkan kokku tõmbama, et koodivahetus, see koodivahetus, mida me näeme siin, ongi norm, see on tõsi. Olgugi, et need kõnelejad, meie noored keelejuhid, jagavad ühte emakeelt, et enamasti me räägime ikka eestikeelsetest noortest. Ja muidugi see näitab seda, et nende mitmekeelsus on aktiivne, väga produktiivne, laiaulatuslik ja üsna normaliseerunud, et sõpruskonnas on üsna tavaline, et me eeldame, et sa saad kõigest aru. See inglise keele kasutus ei tekita komistuskohti. Ja huvitav muidugi on see, et inglise keele oskus tuleb eelkõige nii-öelda digikümbluse kaudu. See tähendab selle kaudu, et lapsed ja noored on nii palju tarbivad seda ingliskeelset kultuuri ja keelt. Väljaspool kooli muidugi nad õpivad ka inglise keelt ja koolis, aga enamasti väljaspoolt seda keelekeskkonda. Nüüd võib esitada küsimus, et mis tähendab keelekeskkond ja kuidas mõõta seda mõju, mis digivahenditel on noorte keelel. See kõik on väga rikas tööpõld, mida uurida. Ja siis lõpuks emotsioonide keel. Ma tahan öelda 2 asja selle kohta. Üks on see, et ühelt poolt teise keele kasutamine selleks, et emotsioone väljendada, võimaldab kaugenemist. See on võib-olla niisugune enesekaitse, et ma panen enda ette selle kihi, et ma ei kasuta seda kõige intiimsemat keelt, vaid astun paar sammu eemale. See natukene kaitseb, et ma nagu mängin mingit rolli, ma mitte ei räägi ainult iseenda keeles. Teisest küljest, see teine keel on seotud tõenäoliselt paljudele meie noortele, seotud teise kultuuri kontekstiga ja eelkõige mingite seriaalidega või filmidega, kus noored ja üleüldse pered arutavad väga palju emotsioone ja suhteid, võib-olla rohkem kui prototüüpilises Ameerika või Kanada peres. Ja sellega siis on seotud esiteks emotsioonide keele õppimine ja ka teine suhtumine emotsioonide väljendamisse. Teised emotsionaalne väljendusviis, teised väljendamisharjumused ja kui ma tahan siis rääkida oma emotsioonidest, nii nagu ma ei ole õppinud oma kodust ja perest, siis ma kohe kasutan seda, sest mul on need normid ja need mudelid ees, mille järgi seda modelleerida. Üks suur küsimus on siis ka see, et kas see, kuidas teismelised keelt kasutavad, näitab meile seda, kuidas eesti keel välja näeb, kuidas kirjakeel või standardkeel, kuidas kõik räägivad 10 aasta pärast. Ja vastus on ei, tegelikult mitte. Siin on üks näide tegelikult Toronto keeleteadlase uuringutest, kes on väga põhjalikult uurinud teismelist keelt, Sally Tagliamonte, kes on uurinud paljude erinevate niisuguste küsimuste puhul, nagu see like kasutamine, et kui palju erinevad vanusegrupid kasutavad mingit asja, kas need ülivõrded, varem sündinud inimesed ütlevad rohkem very nice ja hiljem sündinud inimesed ütlevad so nice. So on palju rohkem sisse tulnud, siis ta on vaatanud, et kui palju on poiste ja tüdrukute erinevusi ja näitanud täpselt niisugust kõverat, nagu te näete siin, kus mida vanemad inimesed, mida vanem vanusegrupp, seda vähem, aga see, kuidas teismelised seda kasutavad, ei jää nende keelekasutusse igavesti. Et need, kes on praegu 20-ndates, kasutasid seda ka rohkem, kui nad olid teismelised. 30-ndates ka mingi osa sellest teismeliste või noorte keele kasutusest jääb, aga kõik ei jää. See
teismeliste iga on selline moment, kus on vaja eristuda, on vaja näidata, et minul on teistsugune identiteet, ma kehtestan ennast kui teistsuguse kuuluvusega kui minu vanemad ja nii edasi ja ühiskond, ümbritsev ühiskond ja mingid innovatsioonid loomulikult jäävad, aga kõik ei jää. Et see annab meile ideid, aga see ei anna meile päris pilti sellest, kuidas eesti keel homme välja näeb. Nii et koodivahetus on loomulik ja see on mingil määral süstemaatiline üleüldse mitmekeelsete keelekasutuses, aga see, kuidas meie noored meie keeleandmetes seda kasutavad, seda me peame veel selgitama. Teismeeas see keeleline hüpe, see, kuidas nad nii radikaalselt oma keelt muudavad, seal on palju uuendusi, aga hiljem nad osaliselt taanduvad, on palju loomingulist keelekasutust. Aga nad oskavad ka eristada registreid, nad oskavad kasutada kirjanduslikku keelt, rääkida teistmoodi meiega, kui me koolitame neid või oma õpetajatega ja vanematega ja nad oskavad ka, me nägime koolitustes, nad oskavad seda kommenteerida ja rääkida, natukene kirjeldada, et mismoodi nad räägivad erinevalt oma sõpradega kui vanematega. Ja me peame ütlema, et inglise keele kasutamine tänapäeval Eestis sellises kultuurilises kontekstis on paratamatu. Tugev kontakt inglise keelega, see ei kao niipea ja on hea keeleoskus. Me võime rõõmustada muidugi selle üle, et Eesti noortel on nii hea inglise keeleoskus, see on neile väga kasulik. Ja natukene üldisemalt meile tundub, meie uurimisgrupile tundub, et Eestis tuleks natukene eemalduda sellisest ohupõhisest diskursusest, et räägitakse väga palju sellest ohust eesti keelele. Loomulikult tuleb ka eesti keelt hoida ja rohkem õpetada, aga mitte reeglite ja noomimisega. Meie meetod, see andmete kogumise meetodi kaudu me võimestame noori, me paneme neid mõtlema päris palju keelekasutuse üle, koolituste kaudu ja üleüldse selle keeleandmete kogumise protsessi kaudu ja julgustame neid reflekteerima. Ja siis ka selle projekti kaudu me suhtleme koolidega, hakkame veel rohkem kirjutama oma tulemustest ja suhtleme avalikkusega, et me loodame natukene aidata kaasa sellisele muutusele, et ei oleks nii palju kogu aeg juttu sellest eesti keele ohust ja eesti keele reeglite õpetamisest, vaid et noored tunneksid rõõmu selle eesti keele üle kõikides selle erinevate kasutusvõimalustega. Eesti keel on alati olnud kontaktis võõrkeeltega. Noored, nagu ma olen just ütlenud, kasutavad markeeritud keelt, aga ei kasuta seda igavesti. Ja kunagi tulevikus oleks väga hea võrrelda seda korpust, mida me praegu koostame teise keele kõnelejatega mujal. Aga ma lõpetan sellega, ütlen teile thanks ja väga hea meelega kuulaksin teie küsimusi ja mõtteid ja näiteid. Suur tänu, Virve, sa oled andnud meile väga palju asju, millele mõelda. Siin on juba mõni küsimus chatis. Ma esiteks mainiks kaks asja, mis mulle hüppasid välja. Ma väga nõustun sinu kommentaariga, et ma burnisin out ja siis need kaks varianti. Mina oleks samuti muutnud, ma oleks võtnud need kaks sõna eraldi ja siis käänan neid. Ja ma leian, et minul on alati raskus, et kuna eesti keeles üldse sõnu kokku kirjutada, sest ma olen ingliskeelses keskkonnas üles kasvanud ja tihtipeale need on lahku kirjutatud. Nii et see oli huvitav näide minul seda jälgida. Ja siis see teine asi, mis hüppas välja, oli emotsioonide keele ajal. See oli huvitav näha, et seal oli, ma järeldan, vist oli üks tüdruk kirjutanud väga emotsioonses, ta oli raskes seisus ja ta kirjutas väga palju inglise keeles. Kui mina pöördun tagasi rohkem inglise keelele, see tihtipeale on, kui mul ei ole küllalt seda sõnavara võib-olla eesti keeles, et mul on kuidagi kergem kiiresti väljendada asi ära inglise keeles, siis ma lähen tagasi inglise keele peale. See oli huvitav näha, et siin see ei saanud olla
see olukord see Eestis tüdruku puhul, sest ma järeldan, et võib-olla oli, aga ma arvaksin, et tema esimene keel oleks olnud eesti keel ja nõnda edasi. Et mis sinu kommentaarid on? Ja, aitäh, ma olen väga head tähelepanekud ja ma näen, et Käbi, kuna see on sama teemaga, siis ma loen Käbi kommentaari ka siin, et nüüd ma alles nägin neid chatte, et Käbi Lokk kirjutas, ehk kasutatakse inglise keelt emotsioonideks, et neid emotsioone pehmendada, nagu võõrkeeles vandumine ei tundu nii mõjuv kui oma keeles. Ma olen täiesti nõus sellega. Me oleme tegelikult eraldi ka teinud väikse uuringu ropendamise kohta ja vaadanud erinevate vanuste ropendamist ja just seda suhtumist, et kas ma parema meelega, et kui palju ma ise ropendan ja kas ma parema meelega ropendan siis eesti keeles või vene keeles või inglise keeles, need, kellel on erinevad keeleoskused ja nii edasi, et need andmed on ka alles analüüsimisel, aga see on täiesti õigus, et tavaliselt teises keeles ropendamine, tegelikult on 2 varianti. Sellel ei ole sama emotsionaalne valents või tugevus nagu oma emakeeles. Mõnikord on tugevam, et ma just tahan niisugust vängemat sõimusõna öelda ja siis otsin teisest keelest. Ja teinekord on just see nagu, et öelda FUCK ei tundu eestlastele üldiselt nii tugev roppus kui paljudele ingliskeelsetele ja ma olen kuulnud ka üsna väikseid lapsi kasutades ingliskeelseid roppsõnu mänguväljakul, sellepärast et nad ei tea ja vanematele ka ei tekita erilist probleemi, kui see on niisugune sõna, mis mulle endale kohe ei tekita niisugust kehalist reaktsiooni. Aga see küsimus, et kas emotsionaalne keel et kas ta kasutab seda sellepärast, et tal on, et see pehmendab, see on natukene nagu see enesekaitse, millest mina rääkisin, või see käib sinna kokku, ma arvan, või sellepärast, et puuduvad sõnad selleks, see nõuaks veel edasi uurimist kindlasti ja ma olen nõus, et ma oleksin eeldanud, et Eestis kasvanud noored pigem ikka kasutavad eesti keelt, aga nagu ma ütlen, et kui minu enda keelekeskkonnas on mingid teemad, millest ei räägita väga palju ja siis ma leian sellist maailma, kus räägitakse sellest mingis teises keeles, siis see on see sõnavara ja see, need harjumused, mille see nagu pagas või see allikas, kus ma võtan oma emotsioonide keelt ja see on lihtsalt huvitav tähelepanek, et Eesti noored täna, mitte kõik ja mitte kogu aeg, aga see on üks variant, mida me näeme üsna sageli, et emotsioone väljendatakse parema meelega inglise keeles. Ma küsin veel kord, kas on küsimusi rohkem, ma usun, et see on teema, mille kohta inimestel on palju öelda. Näiteks ma ütleksin enda puhul, et kui ma kuulasin sinu loengut just praegu, mul tuli ka meelde, et mul oli teatud keel, kui ma olin teismeline, aga ma mäletan, et see aeg, kui hakkasin tööd otsima ja tahtsin, et inimesed peavad minust lugu rohkem, et võtavad tööle ja nõnda edasi, et siis ma proovisin rohkem seda keelt rääkida, mida mul selleks oleks vaja ja siis see teismeliste keel jäi tagapõhjale rohkem, nii et see on õieti huvitav tähelepanek. Ja kindlasti see võime kasutada niisugust noortepärasemat keelt või enda noorusega seotud keelt jääb, aga mida rohkem me muutume tööinimesteks ja mis iganes erinevad identiteedid lapsevanemateks ja nii edasi, seda rohkem me kontrollime, millist keelt me kasutame, mis kontekstis, aga võimalik, et kui näiteks saame kokku noore põlve sõpradega, siis me natuke rohkem liigume tagasi selle keelekasutusse, millega me olime siis harjunud. Aga jah, keel on muidugi väga tugev identiteedi markeerija ja väljendaja ja see on täiesti ootuspärane, et noored
et noored kasutavad maksimaalselt neid ressursse, mis neil on ja Eestis tänapäeval üks niisugune oluline ressurss on kindlasti inglise keel, ka soome keel mingil määral, ka vene keel mingil määral, isegi saksa keelt näeme natukene, isegi kohati prantsuse keelt ja niimoodi, aga loomulikult inglise keel on see kõige tugevam. Ja me võime selles näha nii ohtu kui võimalust. Ma nägin, et kui näitasid maakaarti alguses, et oli rohkem Lääne- ja Lõuna-Eesti ja et ma ei näinud näiteks Narva, aga see oli, ma tean, et oleneb ka, et mis kontaktid on ja kus võimalused on, aga kas see mängis mingit rolli, et see venekeelne mõju? Ja see oli teadlik, see lihtsalt tulenes sellest, et me tahtsime alustada, et tekitada niisugust baasteadmist eesti keele kasutusest noorte seas, siis me esialgu ei tahtnud kaasata noori, kes on palju tugevamas venekeelses kontekstis, et me tahtsime näha, et just eriti selle kontaktkeelte mõju osas me tahtsime koguda andmeid selliste noorte keelekasutusest, kes tegelikult elavad, võiks eeldada, et nad elavad eestikeelses keskkonnas, et kõik eeldused on olemas, et nad väljendavad ennast eesti keeles ja siis, kui palju tuleb sisse neid teisi keeli. Väga huvitav oleks ka võtta nii eestlasi kui venelasi muidugi või vene keelt rääkivaid noori Ida-Virumaalt, aga praegune projekt seda ei võimaldanud, see oleks võib-olla mingisugune tulevikufaas. Siin on küsimus Kadi poolt, et mis vanuses on inimesed, kes tunnevad seda suurt ohtu eesti keele osas? Kus see kõige rohkem väljendub? Ja, see on hea küsimus. Ma ei oska öelda vanuse kohta, ma arvan, et küsimus on pigem suhtumises. Et igas vanuses on inimesi, kes tunnevad ohtu. Ma toon väga toreda näite, üks meie 8. klassi, ütleme 14-aastane tüdruk, kes osales projektis, ütles meie koolitusel, kui me rääkisime, natukene arutasime nendega, et mis sa arvad, et kas sa räägid teistmoodi oma sõpradega kui vanematega, näiteks küsime selliseid küsimusi ja siis üks tüdruk ütles, et ei, mina enam seda ei tee. Ma vanasti, 14-aastane ütleb, et ma vanasti kasutasin küll väga palju inglise keelt, aga mina ja minu sõbrad oleme otsustanud, et meie kasutame eesti keelt, sellepärast et siis tal oli väga ilus akadeemiline selgitus selleks, et miks eesti keel on uhke ja hea ja et tegelikult ei tohiks kasutada inglise keelt. Et tema oli juba selle etappi läbinud ja jõudnud järeldusele, et tal on endal nagu ideoloogilised põhjused, miks vältida. Nii et tema natukene väljendas isegi sellist arvamust, aga ma olen palju kuulnud õpetajaid ja loomulikult eriti vanemas põlvkonnas inimesed, kes on palju rohkem harjunud teistsuguse eesti keelega, näevad, kuidas keel on muutunud, näevad, kui palju inglise keel on sisse tulnud, võib-olla tunnevad, et ise ei saa aru enam paljudest sõnadest ja mida suurem distants vanuse mõttes, ma arvan, seda rohkem tuleb sellist hoiakut, aga see on olnud, näiteks Priit Pullerits on kirjutanud sellistest asjadest, temal oli ropendamise kohta üks artikkel, aga see oli väga tugevasti noorte pihta, et noored kasutavad väga vabalt, liiga vabalt ja väga koledat keelt. Aga tavaliselt tuleb inglise keel ka sellise jutu sisse, et inglise keel on osalt süüdi. Nüüd Priit Pulleritsi nime mainisid, mina tean teda kui ajakirjade toimetaja ja et ma järeldan, ta ikka on kuskil. Ja ta selles kontekstis ajakirjanik kirjutas, nüüd ma isegi ei oska öelda, ma arvan, et see oli Eesti Ekspressis. Ja Inga Eichenbaum kirjutab, kas sarnaseid uuringuid on tehtud näiteks teistes Euroopa riikides? Ja, see on väga hea küsimus. Ma tegelikult oleks võinud rohkem sellest rääkida, et ma mainisin Tagliamontet, kes on kes uurib praegugi väga põhjalikult erinevaid vanusegruppe ja eriti noori Kanadas ja ta on uurinud ka inglise
inglise noori Inglismaal. Soomes on tegelikult natukene uuritud seda ja hispaaniakeelsete noorte kohta on üks niisugune korpus olemas. Ma peaksin seda kõik peast teadma, ma olen teinud ülevaate selle kohta, aga ma ei oska praegu nimetada. Ütleme, et peotäis niisugusi uuringuid on olemas, aga tänapäeva keeleteadus nõuab või on muutunud palju empiirilisemaks, mis on väga hea, sest me tahame kirjeldada seda, kuidas inimesed tegelikult kõnelevad, kuidas inimesed tegelikult keelt kasutavad. Ja noorte keeleandmete kogumine on keeruline. Et see ei ole lihtne, sellepärast et uurija kohalolek segab ja sellepärast meie oleme diktofone ära andnud, lasknud noortel omavahel vestelda, eks ole, ja loodame, et see olukord siis ei tundu nii kunstlik, et nad ikka mingil hetkel unustavad ära, et on diktofon ja ei esine, vaid lihtsalt räägivad loomulikult. Aga Tagliamonte Torontos näiteks on palju ta on kasutanud erinevaid meetodeid, aga ta on kasutanud näiteks oma noori bakalaureuse tudengeid, kes iseenesest ei ole nii noored nagu tema uuritavad, aga nad on lähemal, nad võiksid olla vanemad õed või vennad ja nemad on intervjueerinud näiteks. See on ka natukene teistsugune asi, mis sealt välja tuleb, aga tõesti vanema venna või õega rääkides võid samamoodi rääkida kui sõbraga. Nii et jah, mingeid uuringuid on, portugali keeles on ka, ma arvan, näiteks. Aga ja siis nagu väiksemal skaalal on ka uuritud näiteks Türgi noori, kes elavad Hollandis ja kuidas nemad kaks keelt koos kasutavad või ka erinevate taustadega noori, kes elavad Saksamaal, kuidas nemad, milline on nende saksa keel. See on juba natukene kõrvalteema, aga seotud ka, kuidas keeled liiguvad, kuidas noored kasutavad neid, kuidas need keelemuutused sisse tulevad. Siin on veel küsimusi tulnud. Helgi poolt on kasvanud küsimuse all ka ärikuulutuste mõju noorte eesti keelele. Kunagi nägin kuulutust lasteese poes, kus oli kirjutatud beebid ruulivad. Beebid ruulivad, see on väga tore. Ja see ei ole meie küsimuste all, aga loomulikult mina ka, ma jalutan Tartu tänavatel ringis, ma teen Tallinnas veel enam, ma teen sageli pilte niisugustest siltidest nagu beebid ruulivad, sest mulle ka meeldib koguda neid. Loomulikult noored on väga hea sihtgrupp äri ja reklaami tegemisel ja eks reklaamitegijad kasutavad seda nii nagu oskavad. Mõnikord nad kasutavad nii-öelda noorte keelt või emotikone naerunägusid niimoodi, mis panevad noori silmi pööritama niimoodi. Nad arvavad, et nad on nii noortepärased ja popid, aga tegelikult ei oska üldse. Ja teinekord tuleb päris hästi välja. Siin on teine küsimus, kuidas murrakud andsid tunda näiteks chati keeles. See on väga huvitav küsimus. Mul üks kolleeg Kristiina Praakli on natukene vaadanud öö ja õ kasutust saare noorte keeles, mitte chatides, vaid just suulises keeles, sest seal on mingil määral tundub olevat niisugune teadlik ja meelega mäng selle ümber või mitte alati, aga ilmselt mingil määral selle hääliku kasutus on väga teadlik ja niisugune, et mõnikord mängitakse selle ümber, aga ma ei oska, me ei ole väga kaugele jõudnud sellega, aga chatides me ei ole seda vaadanud. Kui me transkribeerime ja kui me vaatame nüüd põhjalikumalt neid netiandmeid, siis me markeerime nii võõrkeeli kui ka murdeid, aga ma ei oska praegu chatide kohta küll midagi öelda. Suulises keeles on näha mingil määral, mitte ainult Saaremaal ja Lõuna-Eestis, aga ka Tartus, Tallinnas vahepeal. Muidugi Eesti ka ei ole nii suur ja inimesed on liikuvad, nii et ei ole alati nii,
et keegi sünnib ja käib koolis kõik täpselt samas kohas, et siin on natukene varieeruvust ka. Ma võib-olla mainin ka, et kui ma uurisin sinu CV või CV-d, võib-olla Eestis öeldakse, et sa oled väga palju uurimistöid teinud ja et mul oli hea meel näha, et paljud on inglise keeles need uuringutööd, et siis ülejäänud maailm ka saaks teada rohkem Eesti kohta, nii et võib-olla natukene kirjeldaks, et mida sa oled teinud ja mis projektid võib-olla on sul ees? Ja ma võin väga lühidalt rääkida, ma ei taha liiga pikalt nagu teid tüüdata sellega, aga mul on jah, ma ütlen, nagu ma mainisin, minu põhiuurimisobjekt praegu on noored või tähendab mitte noored, vaid lapsed, kes omandavad keelt ja mind on huvitanud kõige rohkem keele morfoloogia, näiteks nimisõna käänded, et kuidas lapsed õpivad kasutama, osastavad, omastavad ja nii edasi. Me oleme natukene kolleegidega Inglismaal võrrelnud, kuidas Eesti lapsed, Soome lapsed ja Poola lapsed kõik õpivad niisugusi keerulisi paljude käänetega keeli ja kuidas nad erinevad, kuidas nad sarnanevad, mismoodi nad üldse omandavad neid asju. Neil on muidugi lihtne, nad õpivad seda üsna varakult ja päris hästi, sellepärast, et need on nende keeltes olulised, nii et lastel on see palju kergem kui täiskasvanud teise keele õppijal. Ja siis ka olen tegelenud laste kakskeelsusega ja me oleme praegu koos kolleegidega Haridusteaduste Instituudis Tartus oleme katsetanud ühte testi, kus lapsed kordavad lauseid ja selle järgi on võimalik jälgida nende keele töötlusvõimet ja selle järgi diagnoosida lapsi ja eriti kakskeelseid lapsi, kellel on mingisugune tõsisem mure keele arenguga, et keele arengupuuded on mõnikord keerulisemad diagnoosida kakskeelsete seas kui ükskeelsete seas, sellepärast et ei tea, kas niisugune kehv keeleoskus või vähene keeleoskus tuleb siis kakskeelsusest või keelepuudest. Nii et me tegeleme selle küsimusega ja saime selle projekti jaoks ka hiljuti natuke toetust ministeeriumist, nii et selle kohta me ei ole praegu veel midagi kirjutanud, on ainult magistrandid on teinud töid selle kohta. Aga ma olen ka natuke muidu uurinud eesti keelt ja selle kasutust. Natuke liiga palju erinevaid projekte, aga kõik on põnevad minu arust. Vägev. Ma ei näe rohkem küsimusi, aga võib-olla sa mainiksid midagi täna õhtuse loengu kohta, et täna õhtul on Merilin Vihman. Kes Merilin on sinule? Juba räägi kuulajaskonnale. Merilin on minu ema ja nagu ma mainisin, ma käisin Metsaülikoolis juba 9-aastasena lapsena, siis kui mõlemad minu vanemad, kes tegelesid keeleteadusega, esinesid seal ja kuigi nad hoiatasid mind, et ei ole mõtet lingvistikat hakata õppima, ma lõpuks ikkagi läksin seda teed, ei saanud eemale hoida, nii et ma olen eriti ema nagu järeltulija, sellepärast et lõpuks ma olen nagu väga lähedaseks kolleegiks saanud, et tema on uurinud lastekeelt ja mina ka uurin lastekeelt, mitte täpselt samu asju, aga üsna lähedalt. Nii et vaatan, et ta kuulab ka praegu, aga õhtul siis teie mängite tema loengut aastast, mis 82 vist? 85, kui ma ei eksi. 85? 14. Oli 85 või? No, teeme selgeks siis, kui õhtul käes. Kui oli 85, siis ma olen eksinud oma vanuses, aga igatahes teie mängite siis tema ettekannet sellest aastast ja mina natukene kommenteerin seda nii hästi, kui oskan. Q&A's on ka üks küsimus. Ahaa, vaatame ruttu.
Vastame selle küsimuse. Peeter Einola küsib, kas kirjaliku ja suulise keele väljendamised on erinevad? See on nii ilus küsimus ja see on nii suur sellele võiks vastata veel ühe loenguga. Jaa, väga erinevad. Aga nüüd ma ei tea, kas see küsimus, kas selle küsimusega on mõeldud, kirjakeeles on ka väga erinevaid vorme, eks ole, et kirjalik keel, et võiks öelda, et need chatid, millest ma rääkisin, mida me kogume, eks ole, et see on kirjalik selles mõttes, et on kirjutatud ja kasutab tähti ja mitte häälikuid. Aga see on juba kolmas variant või niisugune, kas ta on siis vahepealne või täiesti teistsugune, eks ole, et on suured erinevused eesti keeles, suulises ja kirjalikus keeles. Isegi sõnajärjes me oleme just uurinud seda, et kuidas suulises keeles verb on tavaliselt teisel kohal peale subjekti või mingit adverbi või midagi muud ja tähendab kirjalikus keeles on üsna nagu peaaegu nagu reegel, suulises keeles on palju vabam. Ja nagu te nägite nendes netikeele sõnumites, seal sageli ei olegi verbi. Ja üleüldse see netikeel ei ole lihtsalt kirjalik keel, mis imiteerib suulist keelt, vaid ta kasutab igasuguseid teisi vahendeid mõtte väljendamiseks. Õieti Peeter täiendas, ta pani, ma mõtlesin slängi kasutuses. Slängi kasutuses. No ja seal on muidugi, nagu ma ütlen, kirjalikku keelt kasutatakse erinevates kontekstides, eks ole, beebid ruulivad, on niisugune natukene slängilik kasutus poesildil, see on kirjalikult esitatud, aga see ilmselgelt viitab suulisele keelele, eks ole, nagu niisugune, mida sa kasutad sõprade seas, et mitte mida sa kirjutad essees või kirjandis, kui räägid või kui kirjutad koolis. Aga me oleme palju arutanud selle slängi sõna üle, et kuidas sa defineerid slängi, mis asi on släng? Uudissõnad on üks viis nagu rääkida nagu nendest sõnadest, mida võib-olla noored kasutavad, mida teised ei kasuta. On palju selliseid sõnu, mida peetakse slängiks, aga mis on juba slängisõnad alates 90ndate algusest. Kas siis tänapäeva noored kasutavad neid sõnu slängina? Tõenäoliselt mitte. Kas nad on suulise keele tunnused ja pigem ei kasutata kirjalikus keeles? Jah. Nii et släng tähendab väga palju erinevaid asju, mis on nagu kokku pandud ja mis ei pruugi, mis enamasti käib siis pigem suulise keelega kokku. Jah, täiesti nõus, et kirjalikus keeles tõesti kasutatakse palju vähem slängi, loomulikult palju vähem ropendamist ka ja nii edasi, nagu me varem rääkisime, aga släng ise ei ole väga teaduslik termin, et seda peab edasi nagu jagama erinevatesse kategooriatesse. Ja siis ehk viimaseks küsimuseks on Sirje Kiini poolt, et mis seis on slängi uurimisega praegu? Aitäh, see on ka kena küsimus, millele mu kolleeg Kristiina Praakli on vastanud ühe täispika loenguga. Ma arvan, et ta rääkis tund aega selle kohta just hiljuti ja just nagu slängi uurimise ajaloost kuni tänapäevani välja Eestis. Et slängi, ma usun, et paljud teist on võib-olla kokku puutunud Mai Loogi slängi sõnastikuga, mis ilmus 90ndate alguses. Ja väga palju on uuritud, on palju niisuguseid tudengite töid, mis on kirjutatud mingis kontekstis, mingite blogide või mingis kasutuskontekstis käibel olevast slängist. Aga mis seis tänapäeval on tegelikult väga niisugusi laiaulatuslikke uuringuid ei ole. Nagu ma ütlen, slängi on raske defineerida, aga me loodame, et meie sellest suuremast korpusest, mida me koostame praegu, tuleb veel niisugusi põhjalikumaid ja tõsisemaid slängi
uuringuid või uudissõnade uuringuid, et kui palju on selliseid, mis tulevad eesti keel, mis on tuletatud eestikeelsetest nii-öelda omakeelsetest sõnadest, kui palju on selliseid, mis näitavad ingliskeelset mõju, kui palju on slängisõnu, mis tulevadki otse inglise keele slängist või noorte keelest, eks ole, või kui palju on nagu moondatud kuidagimoodi või muudetud eestikeelseks või nagu mille tähendus on üleüldse teine eestikeelses kasutuses, et tegelikult seal oleks palju huvitavaid küsimusi, mida esitada, aga jah, et ma loodan, et me saame sellele küsimusele nagu huvitavamalt vastata mõne aasta pärast, kui meie projekt jõuab suuremate viljadeni. No siis ma ütlen veel kord suur tänu, Virve, et sa tulid meiega aega veetma täna ja et ma loodan, et see ei ole viimane kord, et tundub, et sul on palju head materjali. Ma tuleksin suure rõõmuga tagasi ja väga suur tänu mind kutsumast ja kohtumiseni siis õhtul. Õhtul ongi nii. Nii, et ma ütlen ka kõigile, et head aega ja loodetavasti näeme täna õhtul ja siis homme ma mainin ka on meil viimane võimalus Metsa Ülikooli tegevusest osa võtta. Siin Toronto kellaaja järgi kell 12 on Ardo Hanssoni loeng aastast 1994. Ardo tuleb ise kommenteerima ja mis on väga mõnus asi, seekord on meil videosalvestus tänu Toomas Meriloole. Et siis on huvitav näha, kuidas me välja nägime, kas oli 28 aastat tagasi. Nii et see saab olema täitsa huvitav ja Ardo tuleb muidugi ise kommenteerima majandust siis ja tänapäeval. Nii et õhtuni. Ja Virve, sul oli õigus, 82. aastal oli see sinu ema loeg. Ju su mälu ei jukerdu. Ma ei tea oma elulugu ümber kirjutama. Aitäh kontrollimast. Aitäh, Käbi ja head aega kõigile. Nägemist. Nägemist.